Kiia elektriautode pool on juba oma esimesest tulemisest andnud positiivset tagasisidet. Näiteks esimene pääsuk EV6 on juba piisavalt palju kogu maailmas leidnud tunnustamist. Kiia on siin lasknud disaineritel kenasti hullata ja tulemus on hea. Nüüd uus EV9 ehk siis tundub, et elektriautod lähevad järjest suuremaks. EV9-le turul olevate seas naljalt vastast ei leida. Erinevad autotootjad on hakanud pakkuma väga erinevates klassides sõiduautosid ja Kiia tõesti on toonud turule kõigepealt suuremad autod, et alustades EV6-st ja nüüd tõesti on jõudnud turule ka EV9, mis on 6–7 kohaline, 5 meetrit pikk ja 2 meetrit lai, et tõesti väga-väga suur ja väga mahukas auto. See versioon, mida me siin nagu pildis praegu näeme, ei ole ju ainukene. Siin tegelikult on võimalik seda ruumi, auto siseruumi kohandada väga erinevalt. Ja tõesti, et välimuselt on auto samasugune, kuid sees on võimalik 3 erinevat istmekombinatsiooni, on võimalik pakkuda seda autot 7-kohalisena ja on võimalik pakkuda 6-kohalisena, kus juures 6-kohalist autot saab ka samamoodi 2 erineva konfiguratsiooniga. On võimalik teise rea istmed osta sellised, mis on pööratavad 3. rea istmete suunas ja on võimalik ostma selliste tavaliste suurte kapteni istmetega, kui nii võib öelda, et mis on tõesti väga-väga mugavad ja mida saab sellisesse puhkeasendisse lasta. Tihti see 3. istmerida on nagu kaasa antud kannatus, eriti keegi sellest lugu ei pea. EV9 puhul on seal aga ruumi piisavalt, nii et mõni täiskasvunu isegi ronib sinna hea meelega. Samuti on need toolid väga mugavad, et nad ei ole sellised pisikesed ja pigem kõvad, et väga mõnus on ka 3. reas istuda sellist keskmist kasvu inimesel. Mugavussalongis on täiesti kõrgel tasemel, aga nüüd ikkagi sellest, kui pikalt ühe laadimisega vurada saab, sest selliste autode puhul on see oluline parameeter. Lubab läbisõidu ulatust 505 kilomeetrit 4-veolisel autol, mida me Eestis ka pakume. Talvistel tingimustel loomulikult see, nagu me teame, külmaga elektri läbisõidu ulatust väheneb, et võime rääkida siin talvisel ajal sellisest praktilisest kogemusest ka ütleme sinna natukene alla 400 kilomeetrini, et ka talvel on täiesti piisav läbisõidu ulatus olemas sellel autol. Kiia pakub siin võimalust ka hästi kiireks laadimiseks, juhul kui vaja on, saab 15 minutiga ligi 300 kilomeetrit praktiliselt juurde. Kuidas see võimalik? Tõesti, et EV9 on peal nagu ka EV6-l auto kiirlaadimisvõimekus, et kui auto on eelsoojendatud, auto aku on eelsoojendatud, siis tõesti 15 minutiga lubatakse 250 kilomeetrit läbisõidu ulatust juurde autole 350 kilovatises laadijas, nii et ja tõesti see on ka läbi proovitud, et auto tõesti väga kiiresti on võimeline laadima. No kui me sisepõlemismootorid ka autode puhul alati kipume rääkima sellest, et millised on selle lisavarastuse võimalused, siis ilmselt elektriautode puhul seda eriti vaja teha ei ole. Siin on absoluutselt kõik nagu olemas mugavaks sõiduks. Kiia tõesti pakub EV9 täisvarustuses, et lisavarustust peale võib-olla kärukonksu juurde osta ei ole antud hetkel sellele võimalik, et augustikuus saame pakkuda ka digitaalseid küljepeegleid, et aga antud hetkel pakume tõesti täisvarustuses autot ainult. Autol on tõesti peal kõik kõige kaasaegsemad turvalisustehnoloogiad ja ikka selleks, et see maanteesõit ja linnasõit samamoodi oleks võimalikult turvaline. Arvestades auto suurust ja sellest ka sõltuvalt hinda, siis võib-olla turg veel sellisteks valmis ei ole, kuid neid valdkondi, kus seda kasutada, on siiski piisavalt. Kui 2 rida on üleval, siis tegelikult on autol veel üle 800 liitri pagasiruumi. Nii et tegemist on tõesti hästi mahuka autoga ja antud autol on ka 2500 kilogrammi haagiseveo võimekust. Nii et inimene, kellel on sellised väga erilised hobid, siis antud auto on kindlasti täpselt paras tema jaoks. Kiia EV9 on salongides saadaval, seda saab proovida ja veel lisaks käib selle sõiduki soetamisega kaasa nimelt 2000 € väärtuses laadimislimiiti Alexelalt.